Eh, Tere kõigile! Rõõm on teid siin taas kord nii palju osalemas näha. Kellega veel varasematest webinaridest tuttav ei ole, siis minu nimi on Marek Laaniste, olen BankUpi ärijuht. Enne kui alustame tänase webinariga, mõne sõnaga ka korralduslikust poolest. Nimelt webinari jooksul saate mulle tänase teema kohta küsimusi kirjutada, mida siis webinari lõpus üle vaatan ja vastan. Selleks, et need nüüd kirjutada, leidke oma ekraani paremal küljel selline menüü. Kui seal on ainult sihuke kitsas riba, siis seal üleval peaks olema selline oranž nupp valge noolega. Vajutage sinna peale, siis teil tuleb menüü nähtavale ja seal allpool on selline hall plokk, kus on siis ühe reale kirjutatud questions ja seal ees on sihuke väike valge nooleka, vajutate sinna peale, siis tuleb sihuke kastike nähtavale ja sinna saate siis kirjutada mulle kenasti küsimused. Tänast webinari konspekteerima ei pea. Me saadame kõigile osalejatele ka pärast webinari salvestuse ja tänane webinar üleüldse tuleb rohkem selline praktiline. Aga hakkame siis webinariga pihta. Täna siis räägime BankUpi äpist, mida ja kuidas sellega siis teha saab. Ja näitame siis näiteks siin, kuidas saab pildistada viitungeid ja paberarveid, kuidas need siis automaatselt siis liiguvad BankUpi keskkonda, samuti ka raamatupidamistarkvarasse, kui raamatupidamistarkvaraga on ühendus aktiveeritud. Lisaks saab ka muid asju peale pildistamise veel BankUpi äpiga teha. Kui siiamaani võib-olla jäänud arusaam, et see on ainult pildistamiseks, siis kindlasti mitte. Tegelikult on teil BankUpi äpi puhul terve BankUpi keskkond taskus kaasas. Saate koostada müügiarveid, lisada nendele ka maksenuppu, saata need siis välja erinevatesse arvekanalitesse. Samamoodi vaatame näiteks, kuidas ostuarveid vastu võtta. Neid saab ka siis keskkonnas siis otse ka tasuda nii ühekaupa kui hulgimaksetena. Samamoodi kui laete üles näiteks PDF-arve, need automaatselt digiteeritakse, käsitsi midagi sisestama ei pea. Kui olete näiteks nüüd saatnud oma kliendile maksenuppuga müügiarve, siis saate selle müügiarvega jälgida, kuna on, kas see arve kenasti välja läinud, kuhu ta on jõudnud, kuna on klient selle avanud, vaadanud, maksnud, et see info siis kenasti siis logides kirjas. Nii, aga kui teil on nüüd BankUp juba kenasti olemas, siis ega ei olegi muud, kui võtate oma telefoni, lähete ka siis Google Play'sse või App Store'i, vastavalt siis milline telefoniaparaat teil kasutusel on, laete endale siis BankUpi äpi ja logite sisse sisuliselt siis samamoodi nagu BankUpi veebiversiooni tugeva autentimisega, kas siis Smart ID-ga või mobiil-ID-ga. Ja ega ei olegi muud, saategi BankUpi äppi kasutama hakata. Kellel juba täna on BankUpi äpp olemas, võib webinari ajal minuga siis koos äpis ringi liikuda ja proovida samu tegevusi teha. Kellel aga äppi veel ei ole, siis saab seda hiljem katsetada, kui ma salvestuse saadan. Nii, aga proovimegi siis nüüd. Ma proovin siit nüüd telefoni pildi ette võtta. Vaatame kohe, kuidas see õnnestub. Nii. Kohe nii, kenasti peaks olema nüüd näha. Et selline siis, ma panen selle pildi ette, et kui nüüd äpi avate, siis on esmalt siis näha siis töölaud, nii nagu siis ka tegelikult BankUpi veebiversioonis. Muidugi seda vaadet saab ka muuta vastavalt siis, mis tegevusi te igapäevaselt seal põhiliselt siis BankUpis teete. Aga enne ka selline väike
väike selline tähelepanek, et kui hakkate BankUpi üldse kasutusele võtma, siis soovitan kindlasti ära teha kõikvõimalikud seadistused. Et seadistusi siin BankUpi äpis teha ei saa, neid saab siis teha BankUpi veebiversioonis. Seadistate enda jaoks ära siis BankUpi kui mõnusa töövahendi, et teil oleks mõnus, kiire teha arveid. Teil on oma kliendid seal kõik, kliendibaasid loodud, tarnijate nimekirjad, asjad. Ehk et kõik oleks teil mugav ja mõnus. Et siis on ka äppi hästi mugav ja mõnus kasutada. Aga ma pikemalt ei rabise. Alustame siis võib-olla kõige olulisemast, mis on siis kviitungite pildistamine. Kui lähete kuskile poodi, võtate sealt mingi kauba, saate ostutšeki, siis ikkagi tahate ka ju, et see jõuaks kenasti teile raamatupidajale ja teile BankUpi arhiivi. Siis on mõistlik mitte seda rahakoti vahele tuhmuma panna, vaid teha sellest kohe pilt. Nii, liigun siis siia see ümmargune märk plussiga, vaatame siia peale. Ja näete siin on kohe selline vaadet pildista. Võtan selle peale. Nii. Ja ongi kenasti olemas, mul on siin võetud üks tšekk. Selle fookusesse. Nii, proovin ta siin fokusseerida. Siin telefonidel on erinev see tundlikkus, pildistamise funktsioon. Nii, tegi kenasti pildi ära. Tegelikult on võimalik teil ka seal, kui te hakkate seda kaamera avate, seal üleval on sihuke hammasratta märk, seal on võimalik teil ka erinevaid funktsioone veel kasutada siis kaamera puhul, et kas ta ise zoomib selle ära, võtab sisse, kas ta kasutab välku ja nii edasi. Mina panin praegu selle versiooni, et ta siis nagu kasutab siis ise. Nii. Ja siis, kui on pilt tehtud, kui nüüd ütleme, pilt ei tule võib-olla nii hästi välja, kui te oleks tahtnud, siis saate siit ülevalt ära kustutada, saate uuesti teha, aga minul see sobib. Ja siin all on see nupp dokumendi üleslaadimine. Võtan dokumendi üleslaadimine, valin siit ostud, laadi dokument ülesse, paneme arve, läks ostuarvet alla ja laadi dokument ülesse. Nii. Võiks hetke ja dokument on kenasti üles laetud, te näete. Siin tema juba digiteerima hakkabki ja ongi sellega korras. Nii, kui nüüd on dokument juba siis digiteeritud, siis on üks dokument, näiteks see Alexel arve, võtin selle lahti, siis siin tegelikult, natuke kiirusse, lähen korra veel tagasi, näete siin hall, siin paremal pool on näha, et ootab aktsepteerimist. Teen nüüd uuesti selle arve lahti. Ja siis on mul siis võimalus see dokument üle vaadata. Näete siin üleval paremal nurgas paberleht koos suurendusklaasiga. Ma vajutan siia peale, siis ma näen ka seda tšekki tegelikult. Lähen siit siis uuesti tagasi, üle vaadatud, kõik on hästi, käin need read siin üle, vaatan, et kõik on korras. Ja siis on siin all, näete, siuke ümmargune paremas nurgas, siuke musta või sinise noolega selline nupuke, vajutan siia ja siis on siin juba aktsepteeri. Kui ma olen selle nüüd ära aktsepteerinud, siis liigub see dokument juba BankUpi arhiivi ja samamoodi ka raamatupidajale raamatupidamistarkvarasse, kui see ühendus on aktiveeritud. Nii, aga kui me siin ostuarvete all oleme, siis vaatame üle ka selle ostuarvete tasumise. Vahetan ära ka ettevõtte, meil on siin mitu teist ettevõtet ja kui teil on ka endal mitu ettevõtet, siis näete siin üleval selle hammasratta kõrval siin paremas nurgas nagu tornmajade pilt, vajutate siia peale ja siis saabki see oma ettevõtete vahel siis liikuda. Tegelikult mul ongi see õige ettevõte ikkagi juba siin ees. Nii, ja nüüd on siis ostuarved. Kui ma nüüd valin siit näiteks ühe ostuarve, võtame näiteks, siin on allpool on see üks sinisega on kirjutatud maksmata, teen siia kastikesse linnukese, siis näete, siia alla tekkis siuke sinine riba, maksearved ja siin on kohe sulus ka tegelikult üks tükk. Ehk et see üks arve maksta.
kui ma nüüd tahan mitut arvet maksta, liigutan siin teise ka ära, näete, siis juba number muutub, siin on 2 arvet. Kui mul on aga terve kõik see valik arveid siin, tahan need kõike korraga tasuda, siis ei pea me hakkama ükshaaval linnukesi panema, vaid läheme üles, kus on nimi ja kuupäev ja teen siia kastikesse linnukese ja näete, kõik on ilusti ära linnutatud. Taha 11 arvet, neid tahan tasuda. Hetkel ma ei hakka siin kõiki arveid korraga tasuma, võtame ikkagi selle sama ühe arve. Nii, ja vajutan maksaarved siia alla. Tuleb sihuke kinnitus ja nüüd liigun juba järgmisele lehele, kus on kenasti siis näha pangakontod. Vaikimisi on kohe aktiivne Unifed Post Paymentsi konto, mis tuleb siis makseteenusega automaatselt teile kaasa. Ja siit, kui nüüd liigume allapoole, siis on ka siin teised kontod, mida saate siis ise lisada, kui teil on mitu pangakontot. Võite ka siis minna näiteks siis, oletame Swedbanka konto, ma tahan näiteks sellelt selle arve tasuda, vajutan vali, see läheb nüüd aktiivseks ja sinna alla maksaarved. Nüüd väike selline nüanss, et väike erinevus on nüüd siis veebikeskkonnal ja äpil hetkel, et kui ma nüüd tasun näiteks seda oma Swedbanka kontolt, seda arvet, siis selle arve summa liigub esmalt siia Unifed Post Paymentsi kontole ja siit kantakse see üle. Veebiversioonis saab aga teha ka kiire välkmakse, kui mul kliendil on ka Swedbanka konto, teen selle Swedbanka kontolt otsemakse ja see läheb kohe välkmaksena üle. Usun, et see mingi hetk muutub ka äpis nii. Kui te teete aga hulgimakset ehk, et nagu ma näitasin, mitu arvet korraga ja tahate samamoodi teha siit Swedbanka kontolt, siis ikkagi liigub see raha esmalt siia meie Unifed Post Paymentsi kontole ja siit juba siis automaatselt siis klientidele. Nii et kui teil on ka näiteks vahendid siin olemas piisavalt Unifed Post Paymentsi kontol, siis te võite ka siit otse maksta, siis jääb see üks vaheetapp, raha liikumise etapp nagu ära. Ehk et läheb sealt see otsemakse. Ja kuidas siis Unifed Post Paymentsi peale raha siis laekub, on siis see, mis on siin kohe järgmiseks, mis ma siis hakkan ka näitama, et kui te saadate oma klientidele näiteks müügiarved maksunupuga, siis need laekumised, mis maksunupuga klient tasub, jõuavad kõik automaatselt Unifed Post Paymentsi kontole, kus te saate siis vajadusel ka oma siis Swedbanka või LHV või mõne teise pangakontole siis raha siit kanda. Nii, aga lähme siis tagasi ja vaatamegi siis järgmiseks üle siis müügiarved. Nii, ülejäänud panin siis müügiarved. Need on kenasti siin näha ja jällegi on nüüd soov teha müügiarve. Vajutan jällegi siia ümmargusele tumesinisele plusmärgi nupule ja näete, siia tekib sihuke loo uus arve. Samamoodi saab siit ka arvet, kui on kuskil alles ka samamoodi pildistada müügiarve puhul mingid müügiarvet ja siis ka, kui on dokument siis kuskil juba valmis tehtud, ka üles laadida, aga mina hakkan siit arvet looma. Nii, avaneb kenasti sihuke arve koostamise vaade. Arve saaja, valime siit näiteks testiettevõtte. Nii, test, hästi. Ja siis on kuupäev. Kuupäev, tänane kuupäev, 24. Siin on nüüd jällegi pisike erinevus, et siin äpis tuleb kuupäevad ise panna. Kuupäev ja siis ka näiteks maksetähtaeg, panen siin näiteks 30. Ehk et tegelikult on teil veebiversioonis juba need juba olemas ja maksetähtaja täpselt samamoodi saabki, nagu eelnevalt ma ütlesin, seadistutes kõiki eelnevalt ära seadistada. Nii, liigume siis edasi. Liigume arve juurde. Hakkame siis arvet looma. Paneme siit näiteks 1, 2, 3, 4, 5. Ilusa. Siia paneme kirjeldus. Nii. Summa ka. Teeme tagasihoidlik arv ja hakka siin priiskama. 22. Nii, näete, kenasti on kõik kokku võetud. Siit saate ka mitmerealise arve teha. Siin on lisa uus rida. Saate veel ühe toote siia panna, nii et siit saate neid nii palju lisada, kui vaja on. Nüüd liigume edasi. Nüüd läheb sihuke koht nagu makseviitenumber. Kui on nüüd soov saata kliendile maksenupuga arve, siis on kindlasti vaja see ära täita. Kui maksenuppu kaasa ei pane, siis see lahter ei ole kohustuslik. Mina hetkel panen siia ise selle numbri, 1, 2, 3, 4, 4 näiteks.
Ja nüüd on siin ka väike erinevus veebiversiooniga, et kui te veebiversioonis hakkate tegema seda arvet ja lähete siia kastikese juurde, siis kastikese all on ka selline link, mis on siis suunatud Eesti Pangaliidu lehele ja seal on olemas siis kalkulaator, kus siis saab ühe nupuvajutusega kohe siis selle genereerida siis ka selle makseviitenumbri. Aga jällegi, kui on teil klient, kes teate, et tahab iga kord saada maksenupuga siis arvet, siis saate juba selle eelnevalt seadetele ära seadistada. Ehk kui juba hakkate seda arvet tegema, siis tegelikult on see makseviitenumber siin juba olemas ja siin äpis samamoodi teete selle kliendi lahti ja teil ei ole vaja seda siin enam tegelikult niimoodi käsitsi täita. Nii, nüüd on mul siin kenasti need asjad kõik tehtud. Vaatan veel üle, et kõik on hästi ja jällegi see sinine nupukene, klaviatuuri eest ära, see sinine nupukene ja siis tekib sihuke valik, et salvesta, saada ja salvesta. Salvesta saada tähendab seda, et ta salvestab arve ära ja kohe saadab ka välja. Aga mina tahaks ikkagi üle vaadata, kas mul kõik arve on korrektne, siis mina vajutan salvesta. Nii, salvestan ära ja näete, tekkis siia kenasti see arve. Täna tehtud, EVA-test. Ja nüüd ma lähen siia arve, vajutan siia EVA-test peale ja teen mul selle arve lahti. Nüüd ma vaatan selle üle, et kas mul on kõik kenasti siin olemas, kõik korrektselt, siis jällegi siin üleval näete siin paremas nurgas on sihuke leht, kus on siis suurendusklaas, vajutan siia peale. Nüüd tuleb siit selline PDF-vaade lahti. Nii mul nüüd see ekraani jagamine korra veits hangus, vaatame. Äpis on mul juba siin ees kenasti, ma usun, et kohe tuleb siia ekraani vaatesse see ka ette. Nii, näete, tuli. Ja siin on kenasti näha, vaatan üle, kõik sobib mulle ja lähen uuesti siis tagasi siit üle, kus on vaade, vajutan siia peale ja lähen siis uuesti arvesse tagasi. Nüüd on siis see koht, kus ma mõtlen, et jah, et see klient tahaks mul ikkagi maksenupuga arvet saada. Näete, siin all on olemas sihuke pisike puuduke ja kirjutatud kaasa maksenupp. Siia teen ilusti linnukese. Tähendab seda, et see klient saab maksenupuga koos arve. Saab arve kätte, vajutab maksenupule, eeldatud maksekorraldus avaneb ja panen nupuvajutusega on arve tasutud. Jällegi, see maksenupu ma hetkel aktiveerisin ise. Kui on seadistustes selle konkreetse kliendi all veel maksenupp aktiveeritud, kui olete arve valmis teinud, juba on see linnuke siin tegelikult olemas ehk et ei pea hakkama eraldi midagi siis tegema. Nii, nüüd on mul kõik üle vaadatud, kõik muu sobis ja jällegi siin all on see valge täpikene noolega, vajutan siia peale ja panen salvesta. Näete, siin on ka sihuke nupp nagu muuda. See muuda tähendab seda, et kui mul midagi arve peal näiteks nüüd oli veel vaja lisada või muuta, vajutad selle muuda peale, ta teeb uuesti selle arve teil lahti, kus te saate siis kõiki ridu asju, nii nagu ma arvet looma hakkasin, kõike muuta ja teha. Mina vajutan siis salvesta, mulle see kõik sobis. Ja nüüd ta viskab sellised tekstis ette, ärge sellest ära jamatage. Kuna kliendil on tegelikult arvekanaliks on midagi muud, kas on e-arve ta vastuvõtja või on tal siis email või nii edasi, ta lihtsalt kirjutab, et mitte vastus, kuna siin lihtsalt maksenupuga läheb see meil kohale. Mina panen lihtsalt salvesta ja näete, ongi kenasti nüüd olemas. Nii, ja nüüd, kui mina tahan seda arvet siis ära saata, siis teeb siia arve, kus on see EVA-test kirjutatud, kastikesse linnukese ja näete, alla tekib sinine riba ja saadan. Ja saadan selle arve välja. Nii. Näete, tuleb staatus ja olek on saatmine pooleli. Ja kohe ta tegelikkuses, kas see staatus peaks muutuma. Nii, juba muutus, näete, olemas. Arvega korras. Nii nagu ma enne kui rääkisin, et kui nüüd tahate näha, kas klient on, kuhu see arv on läinud, kas klient on just kättes, kas raamatupidajad saab, vajutame uuesti EVA-test peale. Teeme selle arve lahti. Ja näete, siin üleval on sihuke riba, kus on kirjas üksikasjad, arveread. Siit saate nüüd liikuda edasi, kus on, liigutate seda ülemist riba, see on sihuke liikuv ja jõuame siia paremale poole, siin on sündmused ja vajutame siia peale. Näete,
ja siin on kenasti logi näha. Dokument on ilusti saadetud, ta on läinud ka ilusti kliendile meiliaadressi peale, samamoodi on mul raamatupidamistarkvaraga ühendus loodud, raamatupidaja on ka seal kenasti edukalt kätte saanud, saab juba tegelema hakata selle arvega. Ja klient on samamoodi selle arve kätte saanud ja alustanud isegi makset. Kui nüüd klient on arve ära tasunud, tekib see veel üks logi, et arve on tasutud. Nii et teil on kõik täpselt näha, mis arvega toimub. Ideaalne. Nii, lähen siis tagasi, kus on 30 päeva ja siis näitan veel ühe mõned lisavõimalused siin ära. Näete, siin all on siis menüü nagu riba, kus on siis näha, nagu ma enne näitasin, kus on siis see töölaud. Ja kui nüüd liigume siit edasi, paremal poole ääres on lisaks. Kui vajutan nüüd selle peale, siis tegelikult näete, avaneb sihuke laiendatud menüü. Ja siin on olemas veel paar sihukest huvitavat asja, nii nagu näiteks kliendid ja tarnijad ja arhiiv. Kui olen näiteks klientide tarnijate peale, siis avaneb mu klientide tarnijate nimekiri. Selle saate jällegi eelnevalt omal veebikeskkonnas luua, seal on ta mugavam, suurem ekraan ja edasi, aga jällegi, kui käigu pealt on vaja kiiresti arvet teha kliendile, seda klienti ka ei ole näiteks, siis on teil ideaalne võimalus ka äpis omale klient luua. Nii, siin näete jällegi see plussmärk, siin nupuke võetan siia peale ja näete, tuleb lahti loo klient. Loo uus klient ja näete, siin on üleval kastike nagu kliendi nimi. Ja siia näiteks nüüd hakkan trükkima nime. Võtan näiteks võtame mingi avaliku sektori, võtame Tallinna, näiteks panen siia näiteks eesnime, paneme Tallinna linna, paneme kitsendada, mida rohkem te seal nagu infot trükite, seda nagu täpsem valik teile annab ja sellega on nagu see, et selle äpi taga, nii nagu ka veebiversioonis, kui te hakkate kliendist, on äriregistri liides. Ehk et kui ma trükin siia näiteks Tallinna linna ja nüüd vajutan selle noole peale, nüüd ta annab mulle siis, näete, kõik valikud, mis on Tallinna linnaga seotud ja siit, kui ma siis leian nüüd selle õige ettevõtte, vajutan selle peale, siis juba on selle ettevõtte kõik siis vajalikud andmed, mida BankUp vajab, juba siin küljes olemas. Te võite sinna veel lisada ka meiliaadressi, kontaktandmed ja nii edasi. Neid ta siit äriregistrist külge ei võta, aga kõik, mis on vaja, kõik muu tuleb siia külge. Ehk et väga lihtne ja soovitan kindlasti seda äriregistri liidest kasutada, mitte hakata käsitsi kõiki neid kastikesi täitma. Nii, lähen siit üle tagasi praegu. Ja põhimõtteliselt ongi teil klient loodud, vajutate üleval salvesta ja siin, kus on paremal pool ja ongi kogu lugu ja saategi juba kliendile arve luua. Ja täpselt samamoodi on tarnijatega, näete, üleval on tarnijad ja samamoodi plussmärgist näed lisa uus tarnija. Nii et mitte midagi keerukat. Ja nüüd lähme siis veel uuesti selle lisaks peale ja vaatame ka arhiivile, et vajutame arhiiv ja kenasti teil on näha ostuarved, ülevalt vajute müügiarved, saate otsingukasti kasutada täpselt nii nagu BankUpi veebiversioonis. Seega kõik asjad on teil täpselt olemas. Nii et ei ole mitte midagi nagu siin sellist keerukat. Nii, aga selline see versioon, telefoni äpi versioon välja näeb. Saate kõike põhimõtteliselt äpis teha, mida vaja on. Ja nüüd ma siis vaatan üle küsimused. Nii, vaatame üle siis küsimused. Vaatame kohe, kas on küsimusi tulnud. Ahaa, mul on täiesti siin küsimusi tulnud.
Tõstan siit natuke nähtavamale enda, ma näeks paremini. Nii, mis äpi kasutamine maksab? Jaa, seda ma ennem ei maininud. Äpi kasutamine on täitsa tasuta. Ja äppi saab kasutada, aga kuna meil on BankUpis olemas ka tasuta pakett, siis tasuta paketi juurde saab ka äpi endale üles laadida, nii et selle eest midagi lisaks maksma ei pea. Kas peale arve tasumist arve staatus muutub automaatselt? Ja kui on klient arve ära tasunud maksenupuga, siis automaatselt tuleb sinna staatus makstud. Kas see arveid saab ka äpis saata? Jaa, loomulikult. Äpis saab täpselt nii nagu ka veebi versioonis saab ka äpis saata kõikidesse arvekanalitesse kaasa arvatud e-arveid, nii et sellega on kõik väga hästi. Et nii nagu ma ütlesin, kõik asjad toimivad täpselt samamoodi nagu veebiversioonis, ainult tuleb ennem veebiversioonis kõik oma seadistused ära teha, et teil oleks BankUpi keskkond hästi mugav tööriist igapäevatööks. Nii, aga ma vaatan, et hetkel vist siin rohkem küsimusi mul ei ole tulnud. Kui teil tekib veel nüüd küsimusi, siis võtke minuga julgelt ühendust. Minu kontaktid on siin näha. Samamoodi võite pöörduda meie klienditukke. Klienditugi aitab teid samuti. Nii et küsige julgelt, laadige endale äpp üles ja te ei pea kogu aeg arvuteid kaasas kandma, kui tekibki käigu pealt mingi arve tasumine, tšeki pildistus, iganes, nagu te nägite, kõik asjad on võimalik ka äpiga ära ajada, nii et julgelt kasutama. Mina aga tänan teid ja järgmiste põnevate kohtumisteni ja webinarideni.